tahaks uskuda, et käbi ei kuku kännust kaugele. Pärast vahetut isadepäeva tahaks seda eriti uskuda. Et ma tahaks loota ja mõelda, et me käitume ja mõtleme suhteliselt sarnaselt. Aga meil on omad kiiksud. Kui ma ülikooli astusin, ma ei olnud üldse veel kindel, et ma sellel teel jätkan. Aga siis ma arvan, et kogu see nii-öelda isaga juhtunu oli see, mis tekitas minus niisuguse uue võitlusvaimu. Või noh, selles mõttes, et ma ei taha öelda, et isale ära teha. See ei ole õige väljend, aga niisugune, et ma nüüd ulatan abikäe ja hakkan nagu ka seda asja ajama, et üks inimene vähem, kes seda asja ajab, et ju siis ongi. Ma ei taha öelda, et ma mingit saatust või mingit niisugust asja, aga lihtsalt tundsin tol hetkel, et ma tahan seda nüüd teha just nimelt sellepärast, et mitte isale ära teha, mitte käia tema kalossides, vaid aidata seda asja ajada, mida tema ajas. Tollal ta tegi erinevaid asju hästi palju, varieteed, rahvatantsu, muid etendusi. Siis ma olen üritan nagu tema seda nii-öelda kronoloogilist käekirja nagu tunnetada ja õppida tagant järgi. Sest siis ma vaatasin, ta teeb lihtsalt miljonit asja. Ja ma arvan, väga paljud siiamaani arvavad, et ta tegi lihtsalt miljonit asja. Aga tegelikult ta kujundas nagu seda oma käekirja. Ja see, et ta üritas neid nii-öelda igast asjast noppida, mis ta ka uut õppis, midagi endale noppida ja seda siis kuidagi niimoodi suruda teises võtmes ja näidata välja. Et ja nii-öelda segundada neid erinevaid stiile, mida tema üldse oskas ja valdas. Kõige banaalsem näide on see samane Volk show, et ta võttis rahvatantsu ja võttis teiselt poolt varietee, pani kokku, viskas naised lavale. Vahepeal võttis öösärkide väele ja ja võttis pikad rahvariide seelikud ja pani lühikesed muhud. Et mingid, et ühest küljest inimene vaatab seda, mõtleb, et lihtsalt muhu rahvarõivad, folk shows. Aga tegelikult on sellel ju hoopis mõte, et me näitame natukene säärejooksu ka rohkem kui tavalises rahvatantsus. Mulle meeldib ka puhkamas käia, talle meeldis ka puhkamas käia. Oma aja kohta ta käis ikka väga palju puhkamas. Aga ta oli sama tüüpi nati nagu mina, et isegi kui ta läks kuuks ajaks või ütleme nädalaks ajaks kuugi, whatever. Kus käivad kõik? Egiptuses. Et siis ta ei istunud Egiptuses nädal aega seal hotellis, basseini ääres ja rannas, vaid ta kindlasti leidis selle nädala aja jooksul tollal ka selle mingi nii-öelda 1, 2, 3, 4, 5 tunnikest, kus ta käis ja kas vaatas mingit etendust või käis mingis erialalises tunnis, et õppida mingit Egiptuse tantsu, ma toon näite lihtsalt, see Egiptus, võib-olla ta ei käinti seal, ma ei mäleta, aga mõte jääb samaks, et minul sama, et kui ma kuhugi ikka puhkama lähen, et siis ma tahan alati seal ka selles mõttes kanda kinnitada, et see on parim viis õppida nagu mingit seda nii-öelda kultuuriruumi aru saama, miks näiteks flamenco tantsus on niisugused elemendid. Kui Eestis on väga head flamenco õpetajad, siis tegelikult see, mis päriselt toimub selle juures, seda saad alles seal Hispaanias. Kui me täna vaatame, kes Eesti tantsumaastikul täna üldse tegijad on, siis nad on ikkagi mu isa õpilased. Ja selles mõttes, et neil kõigile võib mitte meeldida või meeldida, aga nad kõik tunnistavad, et nad on Maidu õpilased, valdavalt. Ma arvan, et meil ei ole ühtegi sellist, kes on olnud Maidu õpilane, kes salgaks ilgelt maha, et ta on Maidu õpilane olnud. Et selles mõttes seda võetakse ikkagi austusega. Et näpud püsti. Minul on küll uhke olla tema poeg. Mulle meeldib, et tast on ikkagi mingit niisugust kõvasõnalist pärandit ka, et millega võib öelda, et ta tõesti muutis inimeste elu. Ma tean ka mõningaid tantse, mida väga vähesed teavad, mida nüüd uuesti ka esitamisel tulevad ja loomulikult need suur Põhjamaad, Eesti kaardid ja muud ärgid ja oma õnnesepad ja kõik see sinna juurde, et need on ikkagi jätnud kustumatu mulje ja mul on hea meel, et sellest on saanud osa väga palju inimesi ja ma tulevikus tahan loota, et need tantsud tulevad jälle mingite ringidega uuesti tagasi, sest kipub olema see, et see, millest me ei räägi ja mida me ei korda,
see ikkagi kipub meelest minema. Ja ma arvan, Mait Tagu ei ole kindlasti inimene, kes peaks meelest minema. Eesti rahva tantsus, Eesti tantsus rahva silmes. Ja mu üles tribüünile!